Tere tulemast Käärikule! Mina olen Ketter. Mina olen Viktor. Ja meie toome teieni üliõpilaste suvemängude spordiuudised. Täna saates uurime, millised on tänavuste osalejate esmased emotsioonid elamusjooksu ja Seinamäe 100 finišis. Päris jõhker. Iga aastaga aina hullemaks läheb. Uurime suvemängude korraldajatelt, mis motiveerib neid seda üritust aastast aastasse läbi viima. Küsime tudengitelt, miks suvemängudele peaks ka järgmisel aastal tagasi tulema. Sõbrad, siin, seal. Ja see ei ole veel kõik. Mul on sulle üks challenge. Kui mitmest alast sa plaanid täna osa võtta? Või üleüldse siin Käärikul? Ma ei plaaninud osa võtta. Sa ei plaaninud, aga teeme siis nii, et mõlemad võtavad osa vähemalt ühest alast. Me jäädustame seda ja vaatame, kui hästi see kummalgi välja on tulnud. Ise saan valida. Teeme nii, et saad ise valida. Teeme ära. No nii, ja oleme jõudnud siia Seinamäe 100 finišisse. Ise tulin siit metsarada pidi. Kops on jumala koos, aga minuga on siin poisid, kes on just selle Seinamäe 100 lõpuni teinud. Mis tunne on? Oi, tunne on ülev, alla oli vaadatud suht kõva. Täitsa imestan, et mõni aasta sealt vist joosti alla on ja. Ebainimlik. Tal on kõige parem tunne üldse. Buldooserid siia tuli ja see mägi ära. Tehke midagi ilusat sellest. Aga me oleme üle puude latvade, vaat seda saime teada. See oli päris äge, kui päikse loengut vaadata, oleks üliilus. Ma arvan, ma andsin endast kõik. Kas maailmarekord tuli ära? Endaks kindlasti. Ma ei jõua hingatsega enam. Raskused on ületamiseks. Tulge kõik! Pange ennast proovile. Iga inimene saab sellega hakkama. On vaja ainult tahtmist. Super! Oleme jõudnud elamusjooksule, sest Viktor valis oma spordialasteks just selle kõige mudasema takistusjooksu. No nii, küsime siis selle kurikuulsa küsimuse. Mis tunne on? Väike ärevus on ikkagi sees, sest et ma näen, et kui porised kõik on ja ma ei taha halvem olla. Tulid ja võitsid? Tulin ja kaotasin. Mis tunne on? Võigas, väga räigena. Iga aastaga aina hullemaks läheb, proovid purjus peaga, proovid kaine peaga. Proovid heaga, proovid halvaga, no mitte kuidagi ei saa jagu sellest. Tänada ema, kõiki sõpru, kes nüüd toetanud on selle teekonnal. Väsitav. Mudane, ülihea, Jumala raske ikka. suurepärane, kohutav. Nagu oleks olümpial olnud. Lõhma ei läheks. Täna ma proovisin heaga, kaine peaga, sittagi. Enam seda viga ei lase korrata. A järgmine aasta tuled tagasi? Kurat, ma pean tulema, ma pean ükskord ikka hea ajaga siin tegema. Et kas võit tuleb? Võitu ei tule. Võitu ei tule, aga mis siis valesti läks? Ettevalmistus ja treeninglaager ei olnud piisavad. Kas võib öelda, et see oli eneseületus? See oli rohkem kui seda. Ma võin anda pärast pressikonverentsi, aga ma praegu enam ei jõua. Ja meie kangelane teeb viimaseid samme, aitas veel naisterahva ka püsti. Aga rada on läbitud, mis tunne on? Vinge. Hea meelde jääb. See ongi see rada, mille pärast siia pea 2000 inimest. Tudengid suvel kokku tulevad ja selle kõik läbi teevad. Mis oli kõige raskem osa? Jube keeruline on joosta, kui sul on silmad muda täis ja suu on seda muda täis, et mõtted lähevad kuskile eemale lihtsalt. Nüüd on sinu kord see järgmine rada läbi teha. Jah, näeme siis peatselt. Oleme jõudnud siis suvemängude sekretariaati ehk siis AKA staapi, kus me siis vaatame, mida teevad korraldajad, kuidas nad vedavad aega ja mida põnevat nad meile rääkida saavad. Mis põhjusel sa iga aasta siia tagasi tuled ja seda üritust korraldama hakkad? Kuule, fantastilised inimesed. See korraldajate seltskond. Need inimesed, see üritus, aga peamiselt need inimesed. Isegi kui siin on nagu raske, siis vaatad kõrvalt osalejate rõõmsaid nägusi ja see ongi asi tegelikult, mis lihtsalt teeb head meelt. Sul oleks aega ühest alast võtta osa Käärikul siin. Mis ala see võiks olla? Korvpall. Kääriku järve jooksust. Köievedus on niisugune hea ala, seal ei ole mõistust vaja. No nii, Ketter, nagu ma aru saan, sa oled oma spordiala välja valinud. Tahad sa öelda meile, mis spordiala see täpsemalt olema saab? Kuna ise sai valida, mina valisingi naise kandmist. Kas sa pead ise naist kandma või sind kantakse? No õnneks mind kantakse. Sa oled siis vähe kavalam kui mõni teine siin, eks ole? Mis tunded on? No reaalselt see on mu esimene ala ja me tulime siia ainult võitma. Super, siis me hoiame pilku peal ja juba peatselt siis poodiumil teeme järgmise intervjuu jätku. No nii, Ketter, nagu ma aru saan, siis väga raske ala
gala on läbitud sinu jaoks, eriti näost näha, et sa oled väsinud, räägi, mis emotsioonid sind valdavad? sulle, et võit tuleb koju, me panime oma jooksu kinni, muud ei olegi vaja. me eile leppisime Ketteriga kokku. Rahulikult. Leppisime eile Ketteriga kokku, et ta peaks 20 kilo alla võtma. Aga ta vist ei teinud seda. Kas soovitad midagi uutele? Väga tugevalt peab hoidma ümber kaela, see on peamine. Soovitame seda kõikidele teistele ja kohtume juba järgmises saates. Suvemängud on täies hoos ja meie oleme siin peo keskel. Ja leiame need kõige ägedamad inimesed üles ja teeme nendega väikse inteka. Kõige raskem spordiala. Seinamäe. Seljamäe 100. Seinamäe jooks. Spikeball. elamusjooks. Mis paneb sind järgmine aasta siia tagasi tulema? Tahaks korvpalli ära võita. Siin on tore. Kogu see melu, mis siin on. Siin on palju inimesi ja siin on lahe. Väga hea meeleolu. Miks mitte? Need on elu parimad ajad siin. väga-väga lõbus on siin. isa palus mul seda teha. Kuidas muuta need suvekad enda jaoks meeldivamaks? Võtke kurgutablette kaasa. Ärge olge nagu see mees, Jooge teed. Kasutage kuradi neid võistlusnumbreid, mis teil on jagata, ärge kirjutage oma vanust omale otsa ette. Matkatoolid. Võtke matkatoolik kaasa. olge väga julged. Jooge vett, vahetage sokke. Telk kohe siia algusesse. Võtta lihtsalt oma kõige parimad sõbrad kaasa ja Mis on see kõige parem asi maailmas? Naised. Elamusjooks. Suvemängud. Magamine. Raha. Sõbrad. mu pere. Kärv ja naised. Hea toit. Noorus. Parandan vastust. Kärv ja minu naine. armastus, ilmselgelt armastus. Kallid sõbrad, ongi läbi saamas 23. suvemängud, meil oli ülimalt lahe nädalavahetus. Kohtusime nii ägedate inimestega siin. Aitäh kõigile osalemast ja kohtume juba järgmistel ülispordivõistlustel. Tšau! Tšau!